Tervist, Fookuses saade eetris ja teisel pool stuudiolauda Varro Vooglaid, tere Varro. Tere Markus. Räägime täna natukene rahvusvahelisest olukorrast ja vaatame võib-olla kodumaist poliitikat ka selle valguses, et kuidas erinevad isikud siin seda olukorda on kommenteerinud. Teades mõttes mulle tundub, et kui vaadata nüüd meie rahvusvahelise poliitika asjatundjate kommentaare, siis siin ollakse ikka väga tõsises plindris, ütleme niimoodi, et esimest korda nüüd siis Euroopa Liit peab kuidagi ühiselt või ka NATO seesmiselt seisma vastu USA poolsele tahtele annekteerida ära ühe NATO liikmesriigi siis territoorium või osa territoorium, et Gröönimaa näol. Et see on päris huvitav olukord ja siin see tõotab nüüd NATOle tulla ikkagi väga tõsiseks probleemiks. Ja ma arvan, et ei ole liialdus öelda, et me näeme protsessi meie silme all lahti hargnemas, mida võib käsitleda küll NATO lagunemise protsessina. Et selge on ju see, et kui NATO juhtiv riik, Ameerika Ühendriigid peab võimalikuks jõuga või jõuähvardusel teise NATO liikmesriigi territooriumi ära võtta ja ülejäänud NATO liikmesriigid ei ole suutelised või ka tahtelised selles olukorras, siis sellele riigile kollektiivkaitse korras appi minema, mille territoorium ära võetakse, siis on ju selge, et selline organisatsioon tegelikult ei toimi mitte millegi muu kui Ameerika Ühendriikide globaalse võimu projitseerimise instrumendina. Ja see alandus loomulikult, mis Euroopa riikidele niisuguse asjade käiguga kaasneks, on sedavõrd suur, et ameeriklased võivad öelda, et meie ei astu lahku kuskile NATO-st, me ei astu kuskile välja, aga kui teie tahate, siis te võite ise välja astuda, eks. Ja siis Euroopa riigid pannaksegi sellisesse olukorda, kus põhimõtteliselt on valida kas välja astumine NATO-st või siis senisega võrreldes veel väga palju suurema alanduse sissevõtmine, eks, et sa põhimõtteliselt pead täiesti avalikult ja ühemõtteliselt ja selgelt tunnistama, et sa oled lihtsalt vasall, kes teeb, mida isand ütleb ja annad isandale, mida isand nõuab ja vastuvaidlemiseks lihtsalt mitte mingit ruumi ei olegi. Euroopa Liit ja Euroopa riigid praegu on sellise küsimuse ees, et põhimõtteliselt mida siis Saksamaa ja teised Euroopa Liidu liikmesriigid on teinud, on ju see, et eelkõige nad on ostnud Ameerika Ühendriikidelt relvi, siis nad on ostnud Saksamaa näitel eelkõige, kuna Biden lasi õhku kogu Nord Streami, siis või vähemalt mingisugused ilmselt mingisugused... prokside kaudu. Jah, prokside kaudu ilmselt lasti Nord Stream õhku. Meie spetsialistid rääkisid pikalt laialt, kuidas seda tegi Venemaa, kahjustades oma enda raha kanalit siis otsest. Ja siis põhimõtteliselt, mis on see, et ostetakse ka energiat loomulikult peale kogu selle õhkulaskmist. Et Euroopa on põhimõtteliselt täielikus sõltuvuses USA-st, aga siis nüüd praegu just, kui peaks USA rahadega, USA-st ostetud relvadega ja energiaga minema kaitsma USA vastu ühte oma sellist territooriumit nimega Gröönimaa. Et tegu on ju täieliku absurdumiga. Tegelikult ma ütlen, kui vaadata kogu seda tõmblemist, mida nüüd meie nii-öelda välispoliitika eliit siin ütleb eesotsas akadeemik Tsahknaga, eks ju, et Tsahkna on veendunud, et Euroopal on omad tugevused, mida letti panna, aga mulle tundub, et vähemalt nüüd Eesti seltskond on ikkagi väga peata olekus ja Euroopa seltskond tervikuna on täiesti, kuidas öelda, olukorras, kus ta nüüd enne ei ole olnud. Ja nüüd mida me võime vaadata on see, et saab jälle kinnitust professor Jeffrey Sachsi ütelus, et Ameerika liitlane olla on üks kõige ebatänuväärsemaid tegevusi üldse. Iseenesest on ju see teatud mõttes isegi, kuidas öelda, amüsantne, et ameeriklaste noodiraamatust lauldes on Euroopa riigid kogu aeg rääkinud sellest, et Venemaa on ainukene ja väga tõsine oht Euroopa suhtes, et Venemaa tahab Euroopa riikide territooriumi ära võtta, kujutad see ette. Ja aastaid, et mitte aastakümneid on, eks ole, seda programmi siis välja mängitud, seda globalistlikku programmi, mida dirigeerinud on Ameerika Ühendriigid. Aga nüüd ühtäkki ilmneb, et näed, et tegelikult hoopis ameeriklast ise tahavad Euroopa riiki suurt territooriumi ära võtta, nii et vaat kus lapsed, kes seda oleks osanud oodata, et võib-olla tegelikult on asjad sootuks teistmoodi, kui avalikkusele on mitukümmend aastat seda programmi esitletud või siis seda reaalsust esitletud, ütleme nii.
aga noh jah, no veel kord ma ütlen, et ega ilmselgelt ei saa rääkida enam mingisugusest toimivast süsteemist NATO näol, kui on saanud selgeks, et NATO kõige tugevam, militaarselt kõige tugevam liikmesriik, juhtiv riik on tegelikult valmis näitama oma partnerite, liitlaste suhtes üles sellist hoiakut, et kui meie leiame, et me tahame teie maavarade rikka territooriumi ära võtta lihtsalt, siis me just võtame. Ja ongi kõik, eks. Et me teeme teile mingi pakkumise, see võileiva hinna eest nii-öelda ära osta, kui sellega nõus ei ole, siis me võist võtame, mida me tahame, eks. Et noh, põhimõtteliselt selline hoiak ja selline suhtumine on ja noh, eks siis Euroopa riigid peavad mõtlema, et kas see on siis see roll, mida me oleme jätkuvalt nõus täitma ja tahame täita või tegelikult see on ikkagi selgelt ebaväärikas. Aga see vasalli staatus, mis on tegelikult ju arukamatele inimestele, läbinägelikematele inimestele on pidevalt arusaadav, on nüüd nii toorelt paljastunud, eks ole, et peab ikka päris poolearuline olema, et sellest mitte aru saada. Ja absoluutselt ja mind paneb muidugi kukalt kratsima selline olukord, et kus paljud kiidavad takka tegelikult sellisele olukorrale, et USA sellisel viisil käitub rahvusvaheliselt, olgu siis annekteerib ära, hõlmab enda alluvusse Venezuela loodusvarad nafta näol, maailma kõige suuremad naftavarud üldse, või siis ka, ma ei tea, muldmetallide rikkad ja muu ressursside rikas Gröönimaa, lisaks veel strateegiline nafta ka, ja lisaks strateegiliselt väga oluline koht Gröönimaa näol, eks ju. Et ideed, et nüüd üks riik niimoodi käitub, eks, ja see kõik kuidagi nagu kiidavad selle heaks, eks ju, sest on eelkõige siis üks on Ameerika tagahoov nimega Venezuela, eks ju, ja teine on seal ka lääne pool, jah, lääne pool keral eeshoov, eks ju, et seal võib siis käituda nagu täpselt nii, nagu tahetakse, aga nagu paneks selle õige meie olukorda. Ja seesama akadeemik Tsahkna tegelikult on ju pannud juba ette selle olukorra, et mida võiks Eesti teha, et Euroopa või tähendab Ameerika Ühendriikidele pakkuda mingitki huvituvust sellest, et kaitsta Eestit Venemaa vastu. Ja siin mõni aeg tagasi tuli Tsahkna välja sellega, et tasuks tegelikult Eesti fosforiidi maavarad anda Ameerika Ühendriikide kätte. Nii. Ja mõtleme nüüd selle sama loogika peale, kui näiteks USA tuleks siia ühel hetkel ja ütleks, et aga tegelikult meil on vaja seda asja siin. Te olete küll NATO liitlased siin, aga meil tegelikult on seda maavara, ressurssi siin vaja. Teie fosforiidivarud, teie muldmetallide varud, nii, võtame need kasutusse lihtsalt. Kuni sinnamaani välja, et näiteks siin mingisugune mõttetu linnakene nimega Rakvere, kus elab 15-16 000 inimest, lihtsalt üles osta või paljaks teha, maksta igale Rakvere inimesele, ma ei tea, 10 000 eurot kätte või $10 000 kätte, sest meil on printimismasin, me saame seda teha loomulikult, meil ei ole mingit küsimust. Ja hävitada nagu kogu Rakvere ära, et mida see väike linnakene seal istub nagu $100 miljardite otsas, eks ju. Peab üleval Arvo Pärdi keskust ja homofilmi festivali. Et parem nagu laseme käiku kogu selle asja. Et kui see kohandada sellele, et millised tagajärjed sellel võiks olla Eestile, nii, siis need tagajärjed võivad olla väga, väga drastilised minu arvates. No ja kui sa loed siin Trumpi eilset või üleeilset, millal see postitus tehtud oligi, selles postituses sisalduvat teksti, siis sa ju näed ka seda, et ta heidab Taanile ette seda, et aastakümneid on tegelikult ameeriklaste kulul nii-öelda liugu lastud. Ja see on olnud ebaõiglane. Ja nüüd tegelikult on aeg kompenseerida seda, kuidas siis öelda, seda hüve, mida on ebaõiglaselt saadud ja vastu võetud, eks. Ja see hüve on siis Taani julgeoleku tagamine. Ma küll mõtlen, et minu meelest see on nagu tõesti pea peale pööratud maailm, sellepärast, et Taani on see riik, mis on reaalselt käinud Ameerika vallutussõdades nii Afganistanis kui ka Iraagis, kaotanud Afganistanis vist 43 sõdurit ja Iraagis 7 sõdurit, kokku 150 sõdurit, eks ole, sõjas, millega Taanil pole mitte mingisugust pistmist, eks tõestanud, et ta on hea ja ustav liitlane. Taani on reaalselt kiitnud takka Ameerika Ühendriikide vallutussõdadele ja mitte ainult kiitnud takka, vaid ka panustanud nendesse, eks ole.
nüüd ma võiks küsida, et aga mida ameeriklased on päriselt teinud siis viimased aastakümnete jooksul selleks, et Taani poolel kuidagi kusagilt sõtta sekkuda või nende eest sõdida või midagi, mitte midagi, reaalselt mitte midagi. Nii et eks see on ka selline omamoodi bluff, et ma arvan, et tegelikult on taanlased väga palju veel militaartehnikat ostnud USA sõjatööstusettevõtetelt ja nii edasi, eks. Aga miks ma sellest räägin, on see, et põhimõtteliselt võib sama argumendi esitada ka Eesti suunal. Et see on väga ebaõiglane, kuidas ameeriklased on teinud nii suuri pingutusi, et tagada Eesti julgeolekut mitukümmend aastat, eestlased pole mitte midagi vastu andnud, eks. Et ainult jah, tõesti mingite üksikute sõduritega käinud seal Iraagis ja Afganistanis, kus on ka mõned surma saanud nagu Taanigi puhul, eks. Aga nüüd on aeg ikkagi hakata kompenseerima seda julgeoleku abi, mida siis Ameerika Ühendriigid on meile mitukümmend aastat taganud ja olgu olla. Eks ole, USA korporatsioonidele tuleb anda ligipääs meie maavaradele. Et ma arvan, et see ei ole suugi mingisugune hüpotees või kuidagi selline kaugele ulatuv mõttekonstruktsioon, et me näeme, kuidas seda otseselt tehakse Gröönimaa suunal ja kõigile mõtlevatele inimestele on ju täiesti selge, et peamine põhjus, miks need Gröönimaad tahavad, seisneb just nimelt ligipääsus, totaalses ligipääsus maavaradele, nende maavarade täielikus enda kontrolli alla saamises. Sest Gröönimaa on väga maavarade rikas, nii nafta mõttes kui ka muldmetallide mõttes kui ka muudes aspektides. Et see julgeoleku jutt, see on lihtsalt puhas selline ettekääne. Ameeriklastel on ju teatavasti nii või teisiti Gröönimaal juba alaline militaarne kohalolek. Taanil pole mitte midagi selle vastu, kui nad tahavad seda kohalolekut ka laiendada, eks ole, tuua oma enda mingisuguseid raketisüsteeme sinna või eelhoiatussüsteeme, radarisüsteeme. Taanlased on öelnud kogu aeg, et selleks on meie poolt koostöövalmidus täielikult olemas. Selleks ei pea meilt hakkab see territoorium ära võtma, eks. Ja teiseks ka see jutt, eks ole, et kui ameeriklased nüüd seda territooriumi ära ei võta, siis teevad seda hiinlased või venelased. Kas sa tead ühtegi fakti, mis osutaks sellele, et hiinlased ja venelased päriselt püüavad või plaanivad Gröönimaad üle võtta? Kas keegi teab, kas keegi kuulajatest? Ma küsin, iga kord, kui öeldakse sellist primitiivset loosungeid, et ameeriklastel ei ole muud varianti, kui see ära võtta, sellepärast, et vastasel juhul teevad seda Hiina ja Venemaa. Inimesed peaksid endalt esimese asjana küsima, kas see on nüüd päriselt reaalsus või on see lihtsalt tühipaljas hüpotees, mida ei toeta tegelikult mitte ükski fakt. Sest kui seda ei tehta, siis on täpselt samasugune olukord, nagu oli 22 aastat, 23 aastat tagasi, eks ole, et ameeriklastel ei ole mitte mingit muud varianti, tuleb minna lihtsalt Iraaki sõjaliselt sisse, sellepärast, et Saddam Husseinil on ju massihävitusrelvad ja ta kavatseb need ka käiku lasta. Eks toona veel nõuti mingisugused tõendid, siis tuli Colin Powell julgeoleku nõukogusse mingisuguse pulbritopsiga, sa kujutad ette, näitas, et näete, et siin on ju ampulli sees on ju massihävitusrelvad, see on midagi väga usutavaks, sa tuled julgeoleku nõukogusse ampulliga, et oi, maha kukkus, need läks lahti kõik. Et täpselt nii need asjad ju käiksid. Inimesed noogutasid kaasa ja mitte ainult noogutasid kaasa, vaid ka kiitsid kaasa. Ja ma mõtlen, et kui täpselt samasse ämbrisse astutakse ka 20 aastat hiljem, siis on 2 varianti, et kas on intellektuaalne defitsiit, et lihtsalt ei olda võimelist aru saama, et tehakse täpselt samasugused asju uuesti, või siis on defitsiit ikkagi aususes, eks ole. Et sa lihtsalt saad aru küll, et valetatakse, petetakse, manipuleeritakse ülimalt suure tõenäosusega vähemalt, aga mängid kaasa, sellepärast, et on mingid huvid, mida on võimalik niimoodi välja mängida. Ja mõlemal puhul on meil tegemist probleemiga. Ja selle taustal on ikkagi huvitav kogu see argument, mida on toodud, et Venemaa on peamiseks ohuks Euroopa Liidule ja Euroopa territooriumile. Et tegelikult mina läheksin natukene kaugemale selle osas isegi. Et kui sa küsisid, et kas on teada ühtegi fakti, et Hiina ja Venemaa üritavad Gröönimaad ära võtta endale, siis mina küsiksin, et kas on teada ühtegi fakti, et Venemaa on Euroopa Liidu territooriumeid üritanud kuidagi endale ära võtta üldse. On mingisugust nagu liikumist selle poole, et Venemaa oleks üritanud annekteerida endale Euroopa Liidu territooriumid. Ukrainast ma ei hakka rääkima. Ukraina ei ole Euroopa Liidu territoorium loomulikult. Aga et oleks mingitki sellist nagu reaalset nagu valmidust olnud hakata nüüd siis, ma ei tea, Eestit, Lätit, Leedut, Poolat, piiriäärseid riike, Rumeeniat veel, nii Ungari, kes seal veel on. Ungaril ei ole Venemaaga vist otsest piiri, aga siiski, või lähedal seal kuskil. Poolal on ka vist ainult Kaliningrad. Ja Kaliningradiga. Aga siiski, et oleks mingitki nagu valmidust nagu seda teha. Me tegelikult seda ei näe.
vähemalt mina jällegi, ma ei ole nagu näinud, tuvastanud. Meile küll räägitakse, et see on jube suur oht. See on kogu aeg õhus olev nii-öelda Damoklese mõõk ja kirves, mis meile kohe peale kukub nii. Ja sellepärast me peame relvastuma hambuni, sellepärast me peame võtma 5% SKP-st panema oma kaitsekuludesse, seda muidugi pööritama ringi nii-öelda USA kaitsetööstuses ja omaenda kaitsetööstuses, suunama rahva raha põhimõtteliselt sinna, nii nagu Assange ütles, sõjale, mille eesmärgiks ei ole kiiresti võita, vaid mille eesmärgiks on võimalikult palju kesta, et võimalikult palju saaks raha sõjatööstusele suunata. Et kas me näeme selliseid nagu reaalseid olukordi üldse, et see kõige suurem vaenlane, meie kõige suuremaks vaenlaseks nimetatu, on üritanud midagi ette võtta. Nii, ja praegu ise küsin, ise vastan, mulle tundub, et me ei näe seda, et me ei oleks näinud seda ette veel siin mõni aeg tagasi, et NATO sees hakkavad toimuma sellised konfliktid ja USA võtab nüüd sellise positsiooni, et ta hakkab annekteerima põhimõtteliselt siin Euroopa Liidu või siis liikmesriigi või NATO liitlase territooriumit, eks ju. Mis muidugi paneb nagu huvitava rakurssi kogu selle olukorra on see, et kui vaadata, kuidas Venemaa on sellele reageerinud, siis Venemaa on sellele reageerinud äärmiselt rahulikult ja isegi mõistvalt. Ja kui kuulata ühte Putini juttu siin hiljuti, siis Putin vaata, et peaaegu põhjendas seda, et miks on Ameerikal vaja Gröönimaad. Arvas, et see on tegelikult igati hea mõte, et Ameerika Gröönimaa endale võtab. Ja siin taustal nüüd võiks ajaloolastel ja teistel hakata tekkima mingisugune mõte, et kas on juba ära jagatud mingid piirid, kas on juba tehtud uus Molotov-Ribbentropi stiilis pakt Venemaa ja USA praeguste eliitide vahel, et osad huvialad on Venemaa omad ja osad on siis USA omad. Et kui me tegelikult vaatame ka seda, kuidas Venemaa reageeris Venezuela siis sündmustele, siis sealt tuli mingisugune selline üldises toonis mingi hukkamõist, aga midagi väga teravat sealt ei tulnud. Ja rääkimata sõjalisest toetusest. Ja rääkimata sõjalisest toetusest, et Venemaa oleks justkui võidud osutada, pidades silmus, et neil on kaitsekoostööleping sõlmitud. Just, et seda ei tulnud. Ja siin võiks tõesti hakata mõtlema, et kas meil on nüüd hoopis tükkis selline olukord, et eelkõige meid silmas pidades siin, Baltimaid silmas pidades, et me oleme varsti olukorras, kus nii nagu 39. aasta lõpus hakkas Venemaa ja Nõukogude Liit täitma nii-öelda Molotov-Ribbentropi salaprotokolle ja läks Soomet annekteerima talvesõjas, olles eelnevalt teinud loomulikult Eestiga näiteks ka baaside lepingu. Et sellised asjad. No see võib väga vabalt nii olla. Kõigepealt üks kommentaar selle kohta, mis ütlesid eelnevalt selle narratiivi kohta, mida meil on pikka aega esitatud, et Venemaa tahab ju suurt osa Euroopast ära võtta. Et ma arvan ka, et see on olnud üks nendest valalikest narratiividest. Vähemalt tuleb öelda seda, et puuduvad faktid, millest nähtuks selle narratiivi paikapidavus. Ja samal ajal on väga selge, millist eesmärki see narratiiv on teeninud, eks maksimaalselt panna rahad liikuma sõjatööstusele. Eks, et mängida välja see huvi ja see on toiminud. Et samamoodi nagu koroona ajal oli väga oluline, et inimesed arvaksid, et tegemist on hirmus ohtliku viirusega, sellepärast, et see võimaldas viia ellu hoopis teisi ambitsioone, nii ärilisi kui ka poliitilisi ambitsioone seal taustal, eks. Nii et jah, et see on täpselt see sama asi, mille kohta peaks alati ütlema, et kui te väidate, et nii on ja kui see on nagu baasfakt, millele te toetate väga ulatuslikud poliitilised ambitsioonid, muu hulgas inimestelt miljardite, kümnete miljardite kokkukogumise üle Euroopa, 100 miljardite kokkukogumise, triljonite kokkukogumise, siis peaks kuidagi natukene ikkagi faktidega põhistama ka seda väidet, mitte lihtsalt eeldama, et kõik usuvad seda, justkui ususektis, eks ole. Aga mis puudutab neid võimalikke kokkuleppeid, siis muidugi, ega suure tõenäosusega ongi mingi kokkulepped sõlmitud.
et mitte kuigi ammu ju Putin ja Trump kohtusid Alaskal, Anchorage'is. Ja miks me peaksime arvama, et mitte midagi muud ei räägitudki, kokku ei lepitudki, kui see, mida kaamerate ees räägiti. Et see oleks ju äärmiselt naiivne. Et suure tõenäosusega kas seal või mujal toimusid ka ikkagi sellised läbirääkimised, arutelud ja ka kokkulepete sõlmimised, millest avalikkusele mitte mingisugust informatsiooni ei anta. Ja nagu inimesed ütlevad, ei, no kuule, nii küll ei saa ju olla, et see oleks enne kuulmatu. Siis kus ta enne kuulmatu on? Et tegelikult teise maailmasõja maailmakord ju täpselt sellisel viisil sisse seatigi. Et Teheranis juba teise maailmasõja ajal ja Jaltas, eks ole, teise maailmasõja järgselt lepiti vaikselt kokku. Sellest muu hulgas, et Balti riigid jäetakse Nõukogude Liidu koosseisu. Sellega nõustusid toona Ameerika Ühendriigid, nõustus Ühendkuningriik, eks. Täpselt nii oligi. Ja me räägime samadest subjektidest, kes on täna meie suurimad liitlased ja mind küll absoluutselt ei üllataks, kui medali teiseks küljeks. Pidades silmas, et esimene külg on see, et Ameerika Ühendriigid teevad siis seal nii-öelda lääne poolkeral ja Gröönimaaga seonduvalt, mida tahavad. Ongi siis see, et Venemaa saab selle võrra vabamad käed tegutseda siin enda lähiümbruses. Nii et jah, ma isegi ütleks, et see on pigem tõenäoline, kui see, et see võib nii olla, eks ole. Suure tõenäosusega midagi sellist ongi. Ja lihtsalt on hästi totter, kui selles olukorras meie parim positsioon piirdubki siis sellega, et me kiidame ameeriklaste ettevõtmisele kaasa, saamata aru, et kuule medalil on ka teine külg, eks ole. Et ühelt poolt sa kiidad kaasa sellisele poliitilisele programmile, mis peab võimalikuks lihtsalt enda lähiümbruse territooriume, kas siis ressursside mõttes omastada või siis täiesti enda territooriumi osaks teha, eks. Teiselt poolt kiidame takka ka sellele, kuidas tallutakse jalge alla rahvusvahelise õiguse kõige elementaarsemad põhimõtted. Ärme räägi siin rahvusvahelisest õigusest nagu üldiselt kõigis selle väljenduses, räägime tuumsetest kõige elementaarsematest põhimõtetest, millest võib-olla kõige esimeseks ongi see, et riikidevahelistes suhetes ei tohi ükski riik oma tahtmist läbi suruda, kasutades relvastatud jõudu või sellega ähvardamist, eks ole. Me kiidame takka, et see põhimõte tallutakse jalga alla, see enam ei kehti, eks ole. Ja siis imestame, et kui meie suhtes hakatakse viima ellu siin mingisuguseid poliitilisi ambitsioone, mingil hetkel ka territoriaalseid ambitsioone, et siis meid keegi enam tõsiselt ei võta, kui me ütleme, et kuulge, aga nii ei tohi ju teha, et see on vastuolus kõige elementaarsemate rahvusvahelise õiguse või siis, kui soovite, reeglite põhise maailmakorra aluspõhimõtetega. Loomulikult siis ongi täiesti põhjendatud öelda, et mida te nüüd pingutate, et te olete ise ju nende samade põhimõtete jalga alla tallumisele kogu aeg takka kiitnud, nüüd kannatage oma rasket staatust ja ma ei tea, otsige endale padi kuhu nutta, eks. Ja ongi kõik. Nutke meile jõgi. Et üks muidugi, mis kogu selles olukorras välja tuleb, on nüüd Eesti niinimetatud poliitilise gestalti, Eesti poliitilise nomenklatuuri positsioon, mida on peetud vajalikuks välja käia nüüd siis juba, ma ei tea, aastakümneid ja see on kogu iseseisvusaja jooksul loomulikult. Ja see on selline igasugune variantideta orienteerumine NATO-le. Nii. NATO on nüüd see, mis on Eesti turvalisuse ja julgeoleku ainus garantii. Ja keelatud on isegi mõelda mingeid muud mõtteid selles osas. Kas NATO võib kokku kukkuda, kas NATO sees võivad tulla mingid tülid, kas võivad tekkida uued geopoliitilised kokkulepped, kus osa NATOst, nagu siin praegune Eesti ja võib-olla Ida-Euroopa näiteks, antakse hoopis tükis teise poole mõjusfääri, Lähi-Venemaa mõjusfääri ja see selline täiesti dogmaatiline silmaklappidega NATO usk, mida on nõutud selleks ja see on pandud enam-vähem isamaalise ja eestimeelse jutu garantiiks. Nii, et kui sa NATO-meelne ei ole, no ju sa siis ikka putinist oled, ju sa siis tahad ikkagi Eestit ikkagi Putini ja Muutini käevangu ja tahad, et meist saaks Leningradi oblast. Ja kõik need, kes on siis öelnud, et kuulge, et see asi ei ole nagu mõistlik, et kui me tahame rääkida Eesti julgeolekust, siis me peame kaaluma riigimehelikult nagu väga palju erinevaid variante. Nii. Ja väga paljude erinevate variantide seas on eelkõige esimesena on NATO
variandina või NATO sellise käitumise variandina on see, et sa pidevalt ei provotseeri oma naabrit, vaid üritad ka NATO liikmena, sa võid rahulikult seda teha, NATO liikmena üritad garanteerida mingisuguse diplomaatilise läbisaamise oma naabriga, oma kõige tõsisema, kõige olulisema nii-öelda naabriga. No nagu Soome hiljuti see. Nagu Soome, jah. Kuni viimaste aegadeni välja. Nii. Et garanteerida diplomaatiline koridor ja mitte teha seda, mida siin hiljuti tehti, ma ei tea, Kasahstanis, Kasahhi vabariigis, kus siis vaata, et peaaegu president Jonatan Vseviovi ja meie akadeemik Tsahkna poolt lahti lasti, sellepärast, et ta ei olnud nõus nii palju Venemaad kiruma Kasahhi vabariigis, kui nemad nõudsid, eks ju, ja siis kui suursaadik andis ka võib-olla sellise vähese mõistusliku sellise etteastega nõu presidendile, et võib-olla võiks natuke vähem tõepoolest kiruda, et võtame nagu 100 maha 65 peale. Vähemalt avalikes kohtumistes. Avalikes kohtumistes, et ei pea nii jubedalt kiruma, no kiruda tuleb nii, aga mitte nii hirmsasti. Et siis enam-vähem meil poliitikakurud ja need samad, kes on kogu seda asja nii-öelda välispoliitilised ainult ühte vakku surunud Jonatan Vseviov on kahtlemata üks nendest kõige olulisematest välisministeeriumi kantsler ja välisminister Tsahkna seal oma Sakartveloga, et nemad on need, kes siis tulevad ja ütlevad, et nüüd on ületatud piir. Nii. Et see peaks olema tegelikult Eesti välispoliitika kõige elementaarsem tegevusviis üldse, modus operandi, et tullakse ja räägitakse ja otsitakse pigem mingisuguseid ühisosasid, aga meil on kõikvõimalikke deklaratsioone, Riigikogu, kui ma ei eksi, on Venemaa kuulutanud, kui mitte otseselt terroristlikuks riigiks, siis vähemalt terrorismi toetavaks riigiks, kui ma ei eksi. Ja meil on siis, ütleme nii, Pikal tänaval. Mis on selles mõttes väga märgiline, et kui sa oled teinud sellise deklaratsiooni, siis loomulikult sellise riigiga pole võimalik taastada mingit diplomaatilisi suhteid. No täpselt. Lõiganud ise läbi nagu kõik võimalused. Ei no, selles mõttes ongi, et aga meil on, kuhu ma tahtsin tulla välja, meil on Pikal tänaval on terrorismi toetava riigi suursaatkond. Et mis asi see siis on? Et kui me oleksime nagu ikkagi täiesti järjepidevad, siis me peaksime ütlema, et aga nüüd on diplomaatilised suhted täiesti katkestatud. Ja nüüd tuleb siit välja minna, et me ei saa terrorismi toetava riigiga omada mingisuguseid diplomaatilisi läbikäimisi, kanaleid. Nii. Aga see on nagu lähenemine, mis on olnud niivõrd kitsas, niivõrd dogmaatiline, niivõrd kahjulik Eestile, et nüüd selle lähenemise kogu raskus tuleb välja. Nüüd, kui NATO ise on kriisis, nüüd saab aru, et kuivõrd dogmaatiliselt silmaklapistatult me oleme käitunud viimased 20 aastat, mõeldes, et meie töö või meie turvalisus, meie Eesti iseseisvus sõltub sellest, kui palju ja kui vihaselt me klähvime Venemaa suunas. Vale arvestus, mida meie siin oleme välja käinud, nagu ma ei tea, korduvalt saates. Meie positsioon on see alati olnud. Ja. Läbivalt, see ei ole mingisugune siis või teine kord, et nii kaua, kui me oleme siin üldse mingisugust meediaproduktsiooni teinud, ja, on see alati olnud meie positsioon või ühiskondlikku tegevust viljelenud. Aga küsimus, mis minu meelest peaks tõusma selle reaalsusega seonduvalt, mida sa siin kirjeldasid, on ju see, et kui me nüüd jõuame ja tegelikult olemegi jõudnud sellesse olukorda, kus me näeme, et NATO kas kukub kokku või vähemasti võib kukkuda väga kiiresti kokku, eks? Et kindlasti on nüüdseks juba täiesti selge, et tegemist ei ole struktuuriga, mis on raudkindel, kestab tead aastakümneid veel ja me saame kõik oma lootused sellele panna, ilma et me peaksime kahtlema, kas see ikka püsima jääb, eks. See on nüüd ju praeguseks täiesti selge. Usaldusest enam NATO riikide vahel ei saa ju rääkida. USA ja ükskõik, kuidas see Gröönimaa saaga nüüd ka lõpeb, tegelikult mingit usaldust enam ei ole. Eks ole, kui ameeriklased on käinud väga selgelt välja selle positsiooni, et kui meie tahame
võtta üle teie maavarade rikka territooriumi mingisuguste valelikele ettekäänetele tuginedes, nagu me peaksime seda tingimata tegema oma julgeoleku tagamiseks, siis me seda ka teeme. Eks? No siis me ei saa rääkida mingist usallusest, et niimoodi liitlased omavahel ilmselgelt ei suhtle. Eks? Ja ma olen tagasi oma mõttekäigu alguse juurde. Kui meil on olnud siin koha peal terve klass poliitikuid ja ametnikke ja nii-öelda ajakirjanikke, kes on taas tootnud pidevalt seda illusiooni, justkui meie julgeolek oleks nii-öelda igavesti tagatud tänu NATO-le ja ometi me näeme, et tegelikult on tegu väga apra struktuuriga, mis võib iga kell kokku kukkuda, siis ma küsin, et kas siin on nüüd tegemist olnud sellise olukorraga, kus on olnud selline kollektiivne lollus, et ei saada aru, et tegelikult olukord võib väga kiiresti muutuda, me ei saa kõiki oma lootusi rajada sellele ühele kaardile. Või on siin tegemist olnud ikkagi sellise olukorraga, mida me peaksime käsitlema mingit pidi riigi reetmisega. Aga oluline, jah. Et meil on ikkagi olnud tegemist nagu inimeste, kes on sisuliselt või otseselt üles ostetud selleks, et edendada agendat, mis ei teeni tegelikult Eesti parimaid huve. Sest vaata nüüd olukorda, kui peaks juhtuma, et NATO kukub näiteks kokku, me jääme üksi, mõjusfääri tagatakse ära, öeldakse, et Eesti jääb nüüd Venemaa mõjusfääri, NATO tõmbub siit välja, siis meil mitte lihtsalt ei ole väga halvas olukorras. Mina julgen väita, et me oleme kõige halvemas olukorras kõigist riikidest, mis siin üldse Venemaa lähiümbruses on. Me oleme kõige agressiivsemalt siin klähvinud pikka aega, kõige agressiivsemalt kutsunud üles ka teisi riike, viljelema Venemaa vastast poliitikat, eks ole, kui võõrandama sind, et võtma ära riigi varasid vastuolus rahvusvahelise õigusega ja kõik, eks, mida teha saab, eks. Ja siis veel, eks ole, nagu X-täpi peal meil on olnud veel ka see eestlasest Euroopa Liidu kõrge välispoliitika esindaja, kes on eriti silmapaistvalt sellist nagu varjamatult Vene-vaenulikku agendat viljelenud. Siis ma arvan, et loomulikult kõik need asjad on arvel, kõik need asjad peetakse meeles ja siis, kui me jääme siia üksi tuule kätte ja öeldakse nii, et hakkame nüüd siis vaatama, eks ole, kes siin mida tegi ja rääkis ja positsioneeris. Oota, kas teie president lubas siin meid põlvili suruda või oli vist Eesti oma, eks ole? Jaha, oli jah. No nii, räägime siis sellest nüüd lähemalt, eks ole, et tahaksid hakata äkki meid siis põlvili suruma. Kas teie peaminister ja Euroopa kõrge tükkideks jagamisest rääkis või tahaks Venemaa tükkideks jagada, et hakkame sellest rääkima. Ja kutsus teisi üles, eks ole, sellist agendat toetama, aga hästi, me oleme valmis, hakka pihta. Ja siis on niimoodi, et oled näinud neid mingisuguseid, ma ei tea, mingid meem-videosid, kus mingi väike pitsu klähvib läbi klaasi niimoodi mingi suure bulldogi peale ja siis lükatakse see klaas uks lahti ja siis niisugune vaikus ja vaatame suurte silmadega üle õla, et appi, palun appi, eks. Aga siis kedagi ei ole enam, kes aitaks sind siis. Ja mina küsin lihtsalt seda, et kas sellise poliitika viljelemine aastakümneid süstemaatiliselt ei ole kujutanud endast sellisel juhul ka tegelikult ikkagi riigi reetmise elementi. No, see on väga oluline küsimus muuseas. See on väga oluline küsimus, vaadates kogu Eesti riigi nii-öelda sellist täiesti silmaklapistatud orientatsiooni NATO-le ja kõikide teiste arvamuste süstemaatilist välja juurutamist. Ja mäleta, kui Mart Helme ütles mõned aastad tagasi, et meil oleks plaan B-d peale. Oi, kuidas urjutati ja mõnitati. See oli hullumeelne lihtsalt, mis lahti läks, et ei tohi mõelda plaan B-le. Saate aru? Ei ole võimalik mõelda avaliku sees, esitada küsimust, et meil peaks olema mingi varuvariant. Ehk siis riigimehelik, ratsionaalne, elementaarne intellekt ei ole kasutuses, kui me räägime NATO-st. NATO-st me peame rääkima nagu usuartiklist, on ainult üks asi, mis meid päästab ja see on NATO. Nii, et kui me nüüd vaatame nagu sellist täiesti tegelikult ikkagi infantiilset, täiesti nagu kliimat, mida siia Eestisse on nüüd loodud, aastakümnete kaudu, kõiki teisi on marginaliseeritud selles vallas. Kõiki teisi, kes on öelnud, et lõpetage ära see, et mõtleme natukene avaramalt. Ei, et siin me võime tõesti küsida seda küsimust, et kas tegelikult ei ole Eesti riigi aparatuur vähemalt olulistes üksustes või kesksetes isikutes see, kes seda agendat edendatud on, üles ostetud lihtsalt USA poolt. Täiesti nagu et panna üks riik marssima ainult ühes suunas. Aga mina ei piirduks ennast selle küsimuse esitamisega, mina siiralt arvan, et see nii ongi. Et kõige odavam ja tõhusam viis
Ameerika Ühendriikidele tagada, et siinse regiooni riigid viiksid ellu poliitikat, mis järgib nende huve, ongi olnud see, et osta üles märkimisväärne osa ja üldse mitte väga suur osa, aga mõjukas osa poliitikutest, ametnikest ja meediategelastest, eks. See on kõige lihtsam viis. Ja oleks väga veider, kui nad isegi seda teinud ei ole, eks ole, et suure tõenäosusega ongi seda tehtud ja siis jääb lihtsalt üle küsida, et kes need inimesed on, eks. Ja no mida mina selle juures veel nagu mõtlen, on see, et praeguses olukorras on muidugi huvitav ka see, et kui saab selgeks, et NATO kui struktuur ja Euroopa Liit kui struktuurid on hääbumise kursil ja võivad väga kiiresti kokku kukkuda, siis millele panused tehakse? Millele siis need panused tehakse, eks ole? Ja no üks võimalus on ka see, et aga ärme tee panust enam NATO-le, vaid teeme lihtsalt 100% kõik panust Ameerika Ühendriikidele, eks. Ja tegelikult sisuliselt jätkame veel avalikumalt seda poliitikat, et me teeme lihtsalt kõik, et olla Ameerika Ühendriikidele meelepärane. Ükskõik. Et kui ameeriklased ütlevad, et me võtame ära Gröönimaa, siis meie ei ütle, et ei, seda ei tohiks küll teha, sellepärast, et see on Taani territoorium, eks ole, ja jõuga või jõuähvardusel ei tohi teiste riikide territooriumi okupeerida. Aga mis siis, kui öeldakse, et meie julgeoleku huvid nõuavad, et me peame võtma ära ka Islandi. Siis ütleme ka, et nojah, et kui tuleb ikka võtta, siis tuleb võtta, eks ole, mis me ikka öelda saame, eks ole, sellepärast, et me oleme ju, kelle tiimis me siis oleme. Kui tahad olla ameeriklaste meeskonnas nii-öelda ja loota endiselt ka nende toetusele kaitsele, et siis tuleb nõustuda, et siis tuleb islandlastel see pill alla neelata, et ei ole teil enam oma riiki, eks ole. Aga sealt edasi võidakse öelda, et aga Põhja-Norra. Eks kui sa vaatad seda, kuidas näiteks sealt Norra merelt on ligipääs Atlandi ookeanile, siis põhimõtteliselt on 3 punkti, millega sa saad nagu nii-öelda suures pildis värava kinni panna. Eks see on Gröönimaa, Island, Põhja-Norra. Et kui kõik need 3 punkti on sinu käes, siis saad ehitada sinna nii-öelda värava. Eks ole, et Venemaa ei pääse teiselt poolt Norrat enam Atlandi ookeanile. Ja seda teesi on ju käsitletud, eks ole, et sealt tulevad muidu tuuma allveelaevad, eks ole, sõidavad New Yorgi ja Washingtoni alla ja tulevad vee pinnale ja lasevad tuuma raketid välja, eks ole, ja enam mingisugust reageerimisaega ei olegi. Et ameeriklaste julgeoleku huvi nõuab seda, et nad saavad panna selle Atlandi ookeani värava seal poolt kinni. Noh, siis me peame kõigile lihtsalt hakka kiitma, et ütleme, et jah, Norra peab ka olema valmis ka paraku loovutama osa oma territooriumist, eks ole, sellepärast, et nii on. No ma ei tea, ma arvan, et siis kokkuvõttes see ütleb päris palju ka selle kohta, kes me inimestena oleme. Selleks, et omada mingisugust lootust, et isand ikkagi meid ka silmas peaks ja meie ees seisaks, me oleme nõus nagu takka kiitma sellele, kuidas kõigist teistest üle sõidetakse. See on inimlikult väga olulised küsimused, et mitte ainult riiklikult, vaid ka inimlikult, sest me lõpuks riik on abstraktsioon, eks ole, et me ikkagi inimestena kujundame riigi positsioonid ja valitsuse positsioonid ja see, milliseks need kujunevad, sõltuvad sellest, kes meie oleme inimestena, nii et väga tõsised küsimused. On. Ja kuni sinnamaani välja, mida ma siin saate alguses mainisin Tsahkna ettepanekuna, aga kas see võiks saada ka Ameerika kõikidele vallutussõdadele kaasa kiitva, ma ei tea, konservatiivse liikumise positsiooniks, et kui on vaja Eestit kaitsta, siis anname ära oma maavarad. Et ongi, nüüd tulevad siia USA mingisugused firmad ja võtavad fosforiidi siit üles ja võtavad muldmetallid üles. Mis sa arvad, et julgeolek on tasuta siis? Ja, ei ole. Ongi, tulebki anda need sajad miljardid ära siit meie maapõuest. Nii. Ja rakverelased hakkab astuma vaikselt, et istute seal 100 miljardite otsas oma Arvo Pärdi keskusega minema sealt, et tuleb hakata teha. Ja meie julgeoleku huvid nõuavad, eks ju, ütleb USA. Ja kasutab täppi pealt seda sama argumenti, mida Trump on kasutanud ka hiljuti, et kui meie seda nüüd praegu kiiruga ei võta, no kuule, siis tuleb ju Venemaa ja võtab need samamoodi teilt ära. Kellele te tahate need anda siis? Et Putin tuleb ja evakueerib kogu Rakvere ära sealt ja võtab need asjad ära sealt või teeme meie? Kusjuures, kui asjad sedasi läheksid, siis ma arvan, et kõige tõenäolisem stsenaarium oleks see, et pumbatakse kõik välja, mis väljavõtt annab, siis antakse ära ikkagi. Ma arvan küll, see on klassikaline. Kes suurriikidel on jumala ükskõik, et mis sellest Eestis siin saab Eesti rahvast või riigist. Olgem ausad, et ei ole mõtet endale mingisugust sellist ettekujutust luua, et kedagi õudselt nagu paneb muretsema see, et kas meie Eesti riik ikkagi jääb siin püsima või jääb püsima oma alla miljonilise eestikeelse elanikkonnaga. Täiesti ükskõik sellest.
loomulikult. Vaat eestlastel on see probleem, et me kuidagi kipume nagu üle tähtsustama iseennast suure maailma silmis, eks ole, et kui meie neile ikkagi näitame, et me oleme ustavad küll nemad, siis meie eest ka nalja teete. Et keda te petate? Ja ma tahtsin veel ühte asja siia juurde lisada, et see on üks aspekt sellest ja teine aspekt on see, et mida muidugi peab küsima ka see, on see, et ega Euroopa peab ka lõpuks selle küsimuse enda jaoks ära lahendama. Ja kaasa arvatud Eesti peab selle küsimuse enda jaoks ära lahendama. Et kui sa vaatad näiteks Putinit või kui sa vaatad ka Trumpi, siis mis sa arvad, kui palju neil on lugupidamist selliste riikide, valitsuste ja poliitikute suhtes, kes on tingimusteta nõus, eks ole, nende pilli järgi tantsima. Ja nendele täiesti truud, ükskõik mida me teeme, igal juhul nad toetavad. Kes austab sellist? Kes inimlikes suhetes sellist austab? Tead sa kedagi sellist? Mina ei tea. Ja ma arvan, et ega riikide vahelistes suhetes, mis on ultimatiivselt ikkagi samamoodi inimlikud suhted, eks ole, sest et ega riigid, ma ütlen veel kord, on abstraktsioonid ultimatiivselt, on see samamoodi. Et kui Euroopas tegelikult ei saabu seda momenti, kus öelda, et ei, et kuskilt läheb meie jaoks ka piir ja me ei kavatse kõikidest oma tõekspidamistest taanduda lihtsalt selleks, et kellelegi meelepärane olla, eriti veel teadmises, et see, kui meelepärane me üritame olla, sellest ei maksa ultimatiivselt mitte midagi, siis ega ei olegi midagi head loota. Sest see on ju tegelikult praegu see olukord. Miks me oleme käinud Afganistanis? Miks me oleme käinud Iraagis? Miks me oleme igal pool käinud? Me oleme käinud nendes kohtades lihtsalt lootusest, et sellega me tagame endale Ameerika Ühendriikide poolehoiu. Ja nüüd me näeme, et tegelikult pole midagi taganud. Taanlased on ka käinud, eks ole. Ja mitte midagi pole taganud tegelikult, eks. Ja nii, et kui ei suudeta õppida ka sellistest asjadest, siis polegi midagi teha, siis tuleb oma rasket saatust kannatada lihtsalt. Jaa, absoluutselt. Annad tütre mõisnikule ära lootuses, eks ole, et siis peksa ei saa ja sinu talujupikest ka ära ei võeta, aga tütar võeti ära, peksa said ja võeti talujupike ka veel lõpuks ära. Et läks au koos kogu varaga, mitte ainult vara. Võt see ongi kõige olulisem printsiip, et kui sa annad ära au, siis sa tegelikult annad ära kõik. Ja mitte keegi ei usalda ega hinda seda, kes on juba oma aust loobunud. See on selline nii maffia kui ka riikide vahelistes suhetes nagu peamine küsimus, et reeturit ei armasta mitte keegi. Mitte keegi. Ei see, kes tal on seda reetmisteenust ostnud, rääkimata see, keda ta on reetnud. Eks ju, ta ei saa hinnatud inimeseks kuskil pool. Et ta mõtleb, et ta võib-olla müüb 30 hõbeseekliga issanda maha ja saavutab selle eest variseride seas mingisuguse hea positsiooni. Ei saavuta. Nemad põlgevad teda samuti. Nad vihkavad seda reeturit. Nad viskavad talle need 30 hõbeseeklit maha ja ütlevad, võta ülesse. Nii. Ja mis sust edasi saab? Juudas. See ei ole meie asi. Vaata ise, kuidas hakkama saad. Nii. Me oleme saad kätte oma ostetud teenuse. Sa oled suudelnud oma issandat ja ta ära andnud. Nii. Ja nüüd sa ise hakkama. Nüüd sa oled meie jaoks kasutu. Nüüd sa oled meie jaoks kasutu. Ja see on nagu üks asi, mida peavad inimesed silmas pidama. Aga ma tahtsin tulla selle juurde, et kui me räägime nüüd, sa rääksid ka siin või mainisid seda, et meil on mingisugune selline idee olnud siin kogu aeg, et ja eestlastele on aetud ja Eesti poliitiline eliit on ajanud seda kogu aeg, kaasa arvatud kõikidel nagu tähtpäevadel kogu aeg, oled sa tähele pannud loomulikult, eks ju, presidendid, vabariigi aastapäeval ja võidupäeval ja erinevatel tähtpäevadel, kõik nagu selline avalik kommunikatsioon ETV, mis kannab üle seda marssi meil siin, militaarparaadi ja kõiki muud, siis üks asi, mis seal kordub kogu aeg, on selline üdini infantiilne lähenemine sellest, et need on meie sõbrad. Need on meie sõbrad riigid. Nemad on nüüd need, kes tõesti nagu puhtalt sõpruse pärast tulevad siia ja on valmis oma verd valama Eesti eest. No see on üks suur vale. Ja see on kõige suuremaid valesid üldse. Nii, esiteks riikidel ei ole sõpru. Ja sellise infantiilse jutu ajamine otse eetris või ka kõik võimalikes kõnedes, vaat sellise asja jutu ajamine peaks põhimõtteliselt, ma ei tea, ära keelatama.
et rahvast mitte konditsioneerima sellisel viisil, et nad mõtlevad, et oi, me oleme nüüd kuidagi kaitstud, me oleme sõprade embuses siin. Meid suured nagu, ma ei tea, USA kontingent ja britid ja prantslased ja kõik on meie sõbrad. Nad siiralt tahavad, et Eesti oleks vaba ja nad valmis ennast ohverdama selle eest, et Eesti vaba oleks. Tuumasõda kas või. Nii. NATO 5 artikkel ja Eestit rünnatakse ja kõik need riigid ütlevad, et ei, olgu, hävineme kõik koos kas või, aga Eesti peab vabaks jääma. Nii, et kujutate ette seda infantiilsuse taset, mida meil on aetud siin poliitikute poolt, presidentide poolt, kogu selle Gestalti poolt, kes siin on olnud võimul viimased 20-30 aastat. Nii. Ei, see peaks nagu olema välja naerdud ja siis, kui me oleme seda teinud siin, loomulikult seda hurjutamist on iga kord raske üles lugeda, eks ju. Ahaa, näed, siin on Vanamuutini käsilased ja Kremli agendid loomulikult, kes tahavad sellist üllas sõprust murendada. Üllas sõprus, meil käis ju siin ju teatavasti tänaseks juba lahkunud John McCain, keda tituleeriti ajakirjanduseks Eesti sõbraks. Kujutad see ette. Neokonservatiiv John McCain nagu, tõesti Eesti sõber. Kandis Eestit südames kogu aeg. Kujutad ette, mulle aetakse sellist soga. Mulle aetakse sellist löga. Teine suur Eesti sõber on Lindsey Graham. Nii. 2 Eesti kõige suuremat sõpra. Absoluutselt. Iraani rahva suur sõber Lindsey Graham. Tõesti, teda muud ei huvitagi, kui Iraani rahva hea on. Ei, Eesti rahva ma ka. No Eesti rahva ka, aga Iraani rahvas on praegu, tal oli tõsiselt südames. Nii, et lühi vahemärkus, et kui Lindsey Graham kuskil figureerib ja millelegi poliitikale oma heakskiidu annab ja selle peale plaksutab, siis võite kindlad olla, et USA süvariigi kõige hirmsam pistrik üldse on sellel pool siis tõenäoliselt õige positsioon on selle positsiooni vastand. Nii, et see on mõttetu lihtsalt, mida me seal näeme. Aga kokkuvõttes. Lindsey Graham oli vaimustunud pärast Venezuela. Oi, ta oli nii, ma võiksin tegelikult näidata mõnda videot kuskilt, mul ei ole neid praegu siin, ma tegelikult tahtsin näidata ka neid eelmises fookuses saates, kus Lindsey Graham põhimõtteliselt, ta oli nagu väike poiss oli sattunud, kommipoodi jõulude ajal, niimoodi rikas onu oli ta kaasa võtnud ja ütleb, võta poiss, tee mida tahad, peksa segi ükskõik mida sobi, niimoodi ja Lindsey Graham nagu väike poiss niimoodi, oi, kas me lähme Iraani ka, kas me võtame Venezuela ära, kas me, kuhu me järgmiseks, kelle me järgmiseks segi peksame. Nii, umbes selline lähenemine. Ei, aga kui sa oled põhimõtteliselt sõjatööstuse lobist, kõneisik, huvide esindaja, siis on igati loogiline reaktsioon. Absoluutselt. Ega see midagi nagu üllatavat ei ole. Absoluutselt. Aga tulles tagasi selle infantilismi juurde, see peaks avalikult olema see vale, mida meil on aetud 10 aastaid. See sõpruse vale, see selline infantiilne jutt nagu meie liitlastest kui sõpradest. See on asi, mis tuleks välja naerda. See tuleks ära, kui ma kasutan nagu Foucault terminoloogiat, dekonstrueerida kogu see müüt. Nii, süstemaatiliselt alates nagu kõikide meie ajudest, lõpetades ka avalikus ettekannetes ja kõnedes. No jah, aga ühelt poolt tuleks see välja naerda, aga teiselt poolt on muidugi asi naljast kaugel, sellepärast, et kes iganes saab aru sellest, kuidas tänapäeval üleüldse võimu teostatakse, saab aru, et enne kõike teostataksegi ju võimu läbi selle, et kontrollitakse inimeste mõtlemist. Ja selles mõttes on kogu see narratiivi loome, mida siin 20 aastat, 20-30 aastat on järjepidevalt ja süsteemselt tehtud, et konditsioneerida inimeste mõtlemine, tunnetus ja hoiakud sellisel viisil, et need soosiksid seda poliitilist programmi, mida siin on tahetud ellu viia. Väga tõsine asi, see on võimu teostamise mõtleks nagu see baastasand. Sest kui inimeste mõtlemine, hoiakud ja tunnetus ei soosi selle poliitilise programmi elluviimist. Kui hakatakse nagu reaalselt küsima, et kuulge, et te tahate, et me maksaksime teile miljardeid, eks ole, sellepärast, et Venemaa tuleb kohe meile muidu kallale, aga me ei ole teadlikud üheski faktist, millest nähtuks, et Venemaa tahab meile kohe kallale tulla. No siis ei saa ju seda programmi ellu viia. Ega see, et praegu näiteks 800 miljonit sai tõsta 2026. aasta riigieelarves kaitsekulutusi, on võimalik. Üksnes eeldusel, 800 miljonit, kujutad ette, maksutõusud, kõik maksutõusud pluss veel meeletud juurde laenamised, eks ole, on võimalik ainult selle tõttu, et enamiku inimeste ajud on selles mõttes nii ära pestud. Et nad ütlevad, no ega meil ei olegi valikut, tuleb võtta, tuleb anda, tuleb nõustuda, sest vastasel juhul, eks ole, on meie riigiga lõppeni. Keegi küsib, kust te võtate seda?
ja noh, sama asi on sellega, eks ole, et Ameerika peab praegu Gröönimaa ära võtma, sest vastasel juhul, eks ole, Hiina ja Venemaa võtaksid selle ära. Aga vabandust, üksainus fakt. Esitage üksainus fakt, millest nähtakse, et Venemaa ja Gröönimaa või see Venemaa ja Hiina soovivad Gröönit ära võtta, püüavad seda ära võtta. Ja siis vastatakse sulle, ei no see on luureinfo, et ega siis avalik info ei ole. Ja siis ütled, aga vabandust, et see oli ka luureinfo ameeriklastel, eks ole, et Saddam Husseinil on massihävitusrelvad, eks ole. 100 000 inimesed, rohkem kui 1 000 000 inimest on hukkunud, riik on segi pekstud, eks ole, igasu infrastruktuur lammutatud, hävitatud, mingist demokraatiast, inimõigustest pole juttugi, eks ole. Ja sellist, nojah, et see luureinfo oleks natuke viltu, et tuleb välja, selgub, et ei olnudki tegelikult, et nii. Ja siis ütled, aga miks siis seekord võiks juhtuda täpselt sama asi, et pärast selgub, et tegelikult Hiina ja Venemaa ei omanudki mingisugust ambitsiooni Gröönimaad ära võtta. Nojah, aga fakt on see, et meie korporatsioonid on nüüd neid maavarasid sealt omastamas, nii naftat kui ka rubiine ja muldmetalle ja ma ei tea mida kõike veel. Ja nüüd on nii, see ikka, samamoodi nagu, eks ole, Iraagist on väga palju naftat välja pumbatud vahepealsel ajal. Üks on USA praegusel režiimil siiski huvitav, et nad justkui ei räägi enam üldse seda endiste riigidepartemangude juttu, et meil on ikka vaja nagu inimõigusi ja mingeid muid selliseid ähmaseid mõisteid kaitsta igal pool ja meil on massihävitusrelvad ja meil on maailma rahu vaja tagada ja midagi muud. Et selles mõttes on Trump nagu huvitav tegelane, et ta on välja toonud nagu täiesti ilma igasuguse jututa selle, et meil on vaja Venezuela naftat, me võtame selle endale, meil on vaja seda, me vahetame režiime, ostame need üles, ilmselt Venezuela režiim on üles ostetud, sest seda polegi tegelikult veel praegu vahetatud, mis seal saama hakkab, me ikkagi veel praegu ei tea, aga ilmselt režiim ongi, kogu see kommunistlik, sotsialistlik režiim on lihtsalt üles ostetud ja Maduro võib-olla oli mingi üleliigne taak seal lihtsalt. Ja siis Gröönimaa täpselt samamoodi ostetakse lihtsalt üles sellepärast, et meil on vaja. Ja igasugustest inimõigustest ja ma ei tea, mingisugustest ideoloogilistest asjadest üldse juttu ei olegi enam. Et selles mõttes on huvitav. Ja natuke raske oleks rääkida, et me läheme Taanisse demokraatiat inimõigusi viima. Ja. Venezuela puhul saaks ütelda, et me läheme ikkagi turumajandust ja inimõigusi viima, et Maduro on üks ilmus diktaator ja oli ka ilmselt. Eks ta muidugi oli. Aga või Iraani. Suurem osa maailma riike on üht või teistpidi ühe või teise definitsiooni kohaselt diktatuurid. Ja. Nii et selle alusel võiks igal pool minna sisse ja sõjaliselt üle võtta, pommitada ja ressursse omastada. Just. Aga mis mind murelikuks teeb? Vaata, eelmisel nädalal sa kindlasti panid tähele, meil oli Riigikogus üks pikem piikide ristamine seonduvalt selle Eesti lipuseaduse täiendamisega. Ma teatavasti kirjutasin selle eelnõu, et teha ettepanek, et avaliku sektori hoonetel võiks alaliselt lehvida üksnes Eesti lipp, mitte mõne teise riigi lipud ega ka ideoloogilised lipud, vaid ainult ja üksnes Eesti lipud. No ma kirjutasin selle eelnõu paljuski sellepärast, et panen need inimesed, kes on mind pidevalt süüdistanud selles, kui mul oleks ükskõik, mis värvi lipp lehvib Pika Hermanni tornis olukorda, kus nad on sunnitud tõestama, et tegelikult on neil endal ükskõik. Sest küsimus ei ole ainult Pika Hermanni tornis, vaid ka kogu ülejäänud avaliku sektori hoonetes. Ja seda nad ka tegid ja see pakkus mulle suurt rahuldust iseenesest, et see projekt sai minu jaoks nagu läbi käidud. Täpselt nii nagu ma mõtlesin, täpselt nii ka läks, eks ole, kogu see seltskond, kui nad midagi hakkavad veel kunagi rääkima, mul on ükskõik, mis värvi lipp kuskil lehvib, siis ma oskan ainult naerda selle peale. Aga mida ma praegu öelda tahtsin, on see, et vaata, ega siin tuleb ka konservatiivide vaatepunktist esitada see küsimus, et me võime küll rääkida sellest, et me tahame, et ikkagi ainult Eesti lipp oleks igal pool, eks ole, sellepärast, et lipp on meie iseseisvuse, sõltumatuse sümbol, eks ja nii edasi. Aga kui reaalsus on see, et me positsioneerime ennast sellisel viisil, et meie eksistents on võimalik üksnes juhul, kui me oleme täiuslikud vasallid Ameerika Ühendriikidele, siis me ju ise ka ei ole tegelikult riikliku iseseisvuse vaimu kandjateks. Tegelikult ei ole, olgem ausad. Ja sellisel juhul on see sinimustvalge lipp, ükskõik kui palju neid lippe lehvib, kas Pika Hermanni tornis, Riigikogu fassaadil, ministeeriumi hoonetel, kõikidel avaliku sektori hoonetel, ikkagi sisutühi. Nii et vaata, siin on see kriitiline eristus, eks ole, sümbol ja reaalsus.
ja sümbol on oluline asi küll, tähtis asi, eks. Aga üksnes niivõrd, kui ta sümboliseerib reaalsust, mis ka päriselt eksisteerib, eks. Nii et ma arvan, et see on see koht, mida mina ütleks, me peaksime konservatiividena nagu väga tõsiselt mõtlema, et me võime küll näidata siin üles võimalikult jõuliselt ja agressiivselt ja valjul häälel oma kiindumus sellesse iseseisvuse sümbolisse. Aga tegelikult me peame küsima ka seda, et kas me iseendas kanname seda iseseisvuse hoiakut, mida see lipp võiks siis nagu sümboliseerida. Ja vasall ei ole iseseisev. Ükskõik kelle vasall sa oled, eks ole. Ühtmoodi vale on olla, ma ei tea, Venemaa vasall, Euroopa Liidu vasall, Ameerika vasall, Iisraeli vasall, kelle iganes vasall, eks ole. Vasalli staatus on lepitamatus vastuolus riikliku iseseisvuse hoiakuga. Ja ma saan aru. Ja nüüd muidugi öeldakse, et mis sa arvad, et väike riik saab olla nagu mingi saar, eks ole, täiesti iseseisev sõltumatu. Ei, loomulikult tuleb teiste riikidega suhteid hoida, edendada, vaadata, kuidas vastastikku kasulikult huve teostada, aga kusagilt läheb see kriitiline piir, kust üle minnes sa pead ütlema, et kuule, aga me tegelikult ei käitu absoluutselt iseseisvuse ideaali kandjatena. Ja siis tekibki see väga põhimõtteline vastuolul, millele ma siin viitan. Ja, ma absoluutselt nõus, sest see Eesti lipp on sümboliseerinud nüüd juba päris pikka aega sootuks midagi muud. See on sümboliseerinud Eesti nomenklatuuri ja režiimi, kes on selle lipu väärtustest, iseseisvusest ja põhiseaduse vaimust süstemaatiliselt kaugenenud ja hurjutanud teisi, kes neid väärtusi ühiskonnas välja on toonud. Ja kui nüüd konservatiivid ise ka võtavad sellise positsiooni seonduvalt Trumpiga, nii et just kui Trump oleks mingisugune imemees, kes igasugused asjad teeb võluväel heaks, sellepärast, et on Trump, siis me tegelikult oleme tõsise probleemi ees. Ma arvan, kirjutan täiesti alla sellele positsioonile, nõustun selle positsiooniga. Ja Euroopa laiemalt on võib-olla, ma olen ühes fookuses saates selle välja öelnud, aga ma ütlen veel kord selle välja, et Euroopa laiemalt on praegu ilmselt tegemas oma kõige halvemat mängu oma ajaloo jooksul üldse. Et see mäng, mis peale teist maailmasõda algas USA juhtimisel ja Euroopa vasalli staatusesse võtmisel, millele de Gaulle oli paljuski vägagi vastu ja üritas Prantsusmaast teha midagi, mis ei oleks just nimelt selle vasalli staatuse järgija. Siis nüüd tänaseks on see vasalli staatus jõudnud välja sinna, kus tehakse kõige halvem valik kõikidest variantidest üldse. Meie Eesti Kaja Kallase targal juhendamisel, kaasa arvatud. Loomulikult kogu nomenklatuur, aga üks selle nomenklatuuri selline kõige häälekam kloun seal ees on Kaja Kallas, kes seda teeb. Et selle asemel, et sõlmida reaalselt nüüd diplomaatilised suhted Venemaaga, saada osa Venemaa tohututest maavaradest, kasutada need ära Euroopa majanduse reaalseks hüvanguks, taastada näiteks juhtmed, kõikvõimalikud energiajuhtmed Venemaaga ja reaalselt üritada hakkama saada nii-öelda selles mitte transatlantilises perspektiivis, vaid eelkõige Euraasia perspektiivis, siis Euroopa, Venemaa ja Aasia. Need moodustaksid suurepärase nagu geopoliitilise terviku, mida on Suurbritannia ja paljud teised üritanud süstemaatiliselt ajaloos lõhkuda, et seda ei tekiks, sest see on transatlantilise impeeriumi peamine vastand. Siis täna on Euroopa tegemas nagu kõige halvemat mängu selles osas. Ta on säilitanud oma vasalli staatuse USA-ga. Ta ei tea, mida selles olukorras nüüd praegu teha, ta vaatab ahmib õhku. Nii. Ja Venemaaga on ikka säilitatud selline pidev, problemaatiline vastuolu.
ja seda pidevalt kogu aeg veel, nagu ma ütlen, Kaja Kallase targal juhtimisel üritatakse veelgi sügavamaks kaevata. Selle asemel, et reaalselt ütelda, et nii, lõpetame nüüd selle jama ära, jah, Ukraina on probleem, eks saab siis vaadata, mis sellega on, aga me anname garantiid, et sõja põhjus, milleks oli Ukraina võimalik liitumine NATO-ga, see ei aktualiseeru, nii, see ei ole enam laual. Ja vaatame nüüd siis edasi, et mis me teha saame siin ühiselt. Ja kui USA NATO-t lammutab, siis saab USA müdistada seal enda poolkeral. Gröönimaa ja teiste raames. Nii, aga meie töö siin praegu on garanteerida Euroopa nii poliitiline kui ka energeetiline sõltumatus USA-st ja seda me saame teha Venemaa kaudu. See oleks suurepärane võimalus, aga neid poliitikuid, kes nüüd niimoodi mõtleksid, peale Orbani võib-olla, neid põhimõtteliselt Euroopas ei ole. Merts oli see nüüd, kes hiljuti tuli välja selle ideega, et võib-olla peaks mingisugused suhted Venemaaga ikkagi taastama. Aga see võis ka olla nagu poliitiline spin lihtsalt või sõnum USA-le. Aga millest me räägime, Saksa poliitilised juhid ei ole siiamaani suutnud välja öelda, et see, et ameeriklaste tellimusel või osalusel lasti õhku Nord Stream on tegelikult ju sõjaline akt Saksamaa vastu. Täpselt. Esiteks see on põhimõtteliselt see on terroristlik akt, eks ole, tsiviilinfrastruktuuri õhku laskmine selleks, et saavutada oma poliitilisi ambitsioone, aga teiseks on ka see sõjaline akt lihtsalt. Ja siiamaani kogu Saksamaa poliitiline juhtkond ei ole suutnud välja öelda, kuulge, et selline asi ei lähe mitte, eks. Mäletad, kuidas veel Valges Majas on alandatud sakslasi, eks ole, kelle silme all öeldakse, et me laseme selle õhku. Eks, et kui siin peaks mingisugused sündmused aset leidma Venemaa ja Ukraina vahelistes suhetes, siis me lihtsalt hoolitseme sellest, lastakse õhku. Mäletad, kui see on selgelt välja öeldud. Biden ise ütles. Ja Biden on öelnud ja on teised ka öelnud, eks ole. Nuland ja teised. Et see on nii sügavalt sisse küntud see vasalli staatus ja muidugi ei ole ju mitte mingilgi määral see ka saladus, et see on olnud Ameerika Ühendriikide strateegiline eesmärk pikka aega, et lõhkuda ära Venemaa ja Saksamaa liit, eks. No ütleme Venemaa ja Euroopa. Ja Euroopa laiemalt. Jah, ütleme, aga enne kõik, eks ole, et Saksamaa on juhtiv tööstusriik Euroopas ja Venemaa Saksamaa on tohutu tööstusliku potentsiaaliga riik, mida keegi ei vaidlusta, eks ole. Ja Venemaa on meeletu ressursside potentsiaaliga riik, et kui need kaks suudavad omavahel edukalt koostööd teha, siis see kujutab endast Ameerikale väga suurt konkurentsi ja selles mõttes ka majanduslik ohtu, eks ole. Nii kui suudad selle liidu ära lõhkuda, mille õhkulaskmise instrumendiks, mille saavutamise instrumendiks on loomulikult ka Nord Streami õhkulaskmine, eks ole, nii oled sa väga olulise strateegilise eesmärgi saavutanud, tegelikult sisuliselt lõigates Euroopa majanduslikult võimekuselt jalad alt ära, eks ole. Ja veelgi enam, kui sa saavutad seda, et tegelikult jõutakse nii kaugele, et Euroopa ise kastreerib ennast viisil, et ta keeldub täielikult, eks ole, Venemaa ja ressursse kasutamast. No loomulikult Merts hakkab nüüd rääkima, et võib-olla peaks ikka selles osas midagi vaatama, sellepärast, et Saksamaa majandus vaagub hinge on kokkukukkumise ääre peale. Sellepärast, et ei olda lihtsalt suutelised enam konkurentsivõimalist mitte midagi tootma. Aga kõige kuidagi, kuidas öelda, kõnekam on kogu asja juures ju see, et Euroopa alandus järjest süveneb. Ja sa vaatad, kuidas Venemaast on ennast ära lõigatud, seatud ennast totaalsesse sõltuvussuhtesse Ameerika Ühendriikidest ja siis ameeriklased keeravad vinti peale ja hakkavad ütlema nii, et kui te ei nõustunud sellega, et me hakkame teie territooriumi üle võtma, siis me hakkame teile sanktsioone kehtestama. Kujutad see ette? Et nüüd oleme nagu Euroopa alanduses nagu jõudnud sellisele tasemele. Ja siis mõtled küll, et mida nüüd tehtud on reaalselt, eks ole, et kõik oma positsioonid on maha mängitud selleks, et olla isandale ustav ja siis isand laseb sulle suure kaarega krae vahele lihtsalt, eks ole, ütleb, et ei ole siin midagi, kus teie tütar on, eks ole, enam-vähem niimoodi, et tooge tütar välja, tütred on ju. Et kohutav. On ja üks, mida me võib-olla tõesti hakkame nägema ikkagi, võib-olla isegi lähiajal on Euroopa Liidu reaalne koos lagunemine koos NATO-ga. Ja see on nüüd asi, mis Eesti poliitilisele võimalikule eliidile siin annab väga tõsist järelemõtlemist, et saab näha, mis siin Eestis nüüd toimuma siis hakkab, sellepärast, et nagu mainitud, on kogu see
gestalt olnud siin suunatud ainult ühe eesmärgi teenistusse, NATO ja Euroopa Liit. Ja saab näha, kui peaks tulema mingisugune reaalne muudatus, siis kas toimub nii-öelda 1990 ja 91 2.0, et endised kommunistidest saavad kiiruga vabaturumajanduse pooldajad ja ärimehed partei liikmetest ja kõikvõimalikest muudest tegelinskitest või siis toimub midagi muud, saab näha. Jah, aga kui varem on hurjutatud seda mõtet, et NATO kõrval peaks mõtlema ka plaanile B, siis nüüd on ikkagi absoluutselt tagumine aeg seda teha. Ja. Et tegelikult see on see asi, millega praegu Eestis peaks mõttekojad, päriselt Eesti huvidest lähtuvad poliitikud, ametnikud ja mõttekojad, ajakirjanikud, intellektuaalid, kõik peaks mõtlema, mida me siis nüüd reaalselt teeme. Kui see olemasolev maailma julgeolekuarhitektuur, lääne julgeolekuarhitektuur, mille kokkuvarisemise protsess on tegelikult juba käivitatud, eks ole, jõuabki oma loogilise lahenduseni, need struktuurid kukuvadki kokku. Mis me siis teeme? Kuidas me nüüd kujunenud olukorras siis nagu päästame, mida päästa annab? Ja mina arvan küll, et esimene asi, millest peaks nagu mõtlema, on diplomaatilised suhted. Venelastega reaalselt taastada need, midagi pole teha, meeldib ja meeldi, ellujäämis hädavajadus lihtsalt. Ja teiseks loomulikult nende diplomaatiliste suhete kaudu ka väga selgelt selliste signaalide edastamine, et meie oleme valmis viljelema sellist poliitikat, mille puhul me ei astu ühtegi sammu, mida võib käsitleda, eks ole, Venemaa suhtes julgeoleku ohuna, Eesti territooriumilt lähtuv julgeoleku ohuna, eks ole. Et see peaks olema nagu absoluutne esimene miinimum. Sellepärast, et Ukraina sõda varem või hiljem saab läbi, eks ole, Ukraina kaotab selle sõja, nagu kõik aru saavad, kes vähekenegi ausalt sellele olukorrale vaatavad ja sellest mõtlevad. Ja siis ongi küsimus, et millised on siis need, milline on see suhete reaalsus, muuhulgas Eesti suhetes Venemaaga, mis selleks hetkeks siis nagu aktualiseerub. See on see asi, millele tasuks mõtlema hakata. Võib-olla selle asemel, et panna kõik panused sellele, et küll Ameerika Ühendriigid meid ikkagi kaitsevad. Et jah, muuseas nendele inimestele, kes väidavad, et NATO ei ole lihtsalt Ameerika Ühendriikide globaalse võimu projitseerimise instrument, tahaks öelda, et äkki saate juhtida mu tähelepanu sellele, kus NATO peasekretär Mark Rutte oleks juba hukka mõistnud ameeriklaste ähvarduse Gröönimaa kas või jõuga üle võtta. Eks selle öeldes, et ikkagi, kuna Taani on NATO riik, siis niimoodi tohi, eks ole, Taani suhtes käituda. Oled sa kuskil näinud, et Rütte oleks tulnud välja öelnud, et kui see on vastuvõetamatu ja kutsun üles alliansi liikmeid, eks ole, seisma ühist huvide kaitsel, vajadusel rakendama kollektiivset enesekaitset ja täielik vaikuseni. Ja jällegi, mingid maskid on nagu langenud ja saanud täiesti selgeks, et mis struktuuridega meil nagu reaalselt tegu on. Nüüd kõik teavad. Nii on. Aga ma arvan, et selles saates on nüüd piisavalt räägitud ja vaatame järgmiste saadete poole. Selles saates on nüüd piisavalt räägitud padu vasakpoolset möla, nagu üks elav klassik on öelnud. Jah, on padu vasakpoolne jutt puhas, eelkõige Järvi esituses, kellest on saanud puhas kommunist peaaegu põhimõtteliselt. No ma ikka pingutasin. No sa pingutasid ka, jah. Ei olnud sooritus sinu standardit. Ei olnud piisav, ütleme niimoodi. Jah. See on nagu tead, 3. katsel ajad lati maha, et nii pani potsid kokku ennast, et teha nüüd seal viimane hüppe ära, ei tulnud ikka. Tahtis kommunistlik noor pingutada, aga ei tulnud välja praegu. Aga järgmine uuesti uuele katsele. Uuele katsele. Trenni teha vahepeal. Jah, täpselt. Paremaks saada. Täpselt, tuleb Marsi kapitali lugeda vahepeal kõvasti. 2 korda järjest ja siis vaadata. No kapital on natukene tõsisem teos, aga kommunistliku partei manifest. See oleks pähe õppida lihtsalt just nimelt täpselt. Nii, aga suur tänu sulle tulemast. Aitäh kutsumast, järgmise korrani.